No nii, tervist taas. Et mul on siin Joonase A8 jälle parempoolse rooliga, et ma vahetasin ära siin tuled, panin teised tuled, et see valgusvihk õige oleks ja et ülevaatusest läbi saaks. Aga ma ei tahtnud sellest rääkida, vaid tal on siin vahel on 3,2 liitrine FSI mootor. Ja FSI pihustid siis pihustavad otse silindrisse, mitte nagu vanasti sisselaske kollektorisse. Ja kuna ta otse silindrisse pihustab, siis tekib sinna sisselaske klappide peale siuke karbonkiht nagu ja ummistab ära selle sisselaske. Et ma nüüd näitakski, kuidas seda puhastada. Tegelikult mul on üks video ennem ka, kus ma tegin S6-l V10-l seda puhastust, aga ma väga ei rääkinud seal midagi ja üldse siuke pealiskaudne oli see. Et mul on siin kollektor maha võetud juba, kollektor koosneb 3 osast. Eraldi kummalegi poole on väiksed ja siis keskel peal on siuke suur kollektori osa. See üldjuhul ei lähe mustaks. Need on küll kergelt mustad, aga midagi hullu ei ole. Need ma lasen sodapritsiga puhtaks. Siis on siin vahel on siuksed plaadid, mis suunavad seda õhku nagu. Et need plaadid ma lasen ka sodapritsiga puhtaks. Aga klapid ma teen käsitsi mehaaniliselt ja siis ma näitangi, kuidas ma teen seda. Sest Joonas tundis ka huvi selle vastu, et kuidas see käib. Aga vaatame siis üle, millised on mustad klapid ja millised on pärast puhtad. Seda kollektori eemaldamist ma ei hakanud näitama, et siin midagi keerulist ei ole. Tagasipanekul on, nendel on väiksed agad, et saab valesti panna. Aga seda tagasipanekut ma näitan siis. Nii, ma loodan, et on näha. Sellised on siis vanad klapid kõikides silindrites. Ja selliseks saab siis peale puhastamist. Puhastamisel on vaja siis, et klapid oleks kinni. Et muidu kukub see sodi sinna silindrisse. Praegult saab siin 4 klappi ära puhastada, 2 ma olen paberid ette pannud, et neid ma ei saa hetkel teha, et ma pean siis mootorit ringi ajama, et neid teha. Nii, põhimõte on siis selline, et ma lasen kõigepealt seda piduri puhastusvahendit siia. Siis võtan akutrelli, siin otsas on traatari, siuke pika võlliga. Et ma sellega hakkan puhastama siin kergelt. Nii, siis mul on see imur.
selle imuriga ma tõmban selle vedeliku välja siit. Siis tolmuimeja ja suruõhu ots. Panen tolmuime käima ja siis lasen suruõhu otsaga siit. Nii, siis mul on siuke jämedam ots. Teen sellega. Jälle tolmuime ja see suruõhu ots. Nii, siis vahepeal teen orkidega. On selline sellised orgid, teen nendega vahepeal. Ja siis jälle tolmuime ja suruõhu otsaga saan selle jama kätte siit seest. Ja lõpuks teen veel traatharjaga üle. Et siis jääb selline, nagu ma näitasin siin ühe silindriga. Et kõik 6 silindrit ära teha nii. Natuke nikerdamist on, midagi hullu ei ole. Nende konksudega saab klapi tagantpoolt puhtaks, kuhu selle traatharjaga ligi ei pääse. See jama välja tõmmata jälle. Cleanerit ma lasin sellepärast, et see kuivatab ära selle asja siin. Muidu ta on siuke lägane, õline. Et cleaner kuivatab ära selle ja siis on hea. Tuleb siuke tükkidena välja see. Ma olen ka muid aineid proovinud, aga cleaner on ainuke, mis nagu toimib. Et hea oleks küll ära kuivatada see asi siin sees. Siis saab kõige lihtsamini kätte seda. Et kui ta siuke lägane on, siis on endal rõve puhastada ja on kõik kohad seda läga täis. No nii, kõik 4 on tehtud. Nüüd ma võtan nendel 2 need tropid eest ära ja ajan mootorit ringi. Ja siis saan need 2 teha. Mootori ringi ajamiseks on jälle abinõud. Et
tänapäeva mootorid ei saa ilma. Nii, üks on kinni. Nii, teine on kinni. Ja siis ma tõmban nüüd nendele, mis puhastatud on, juba tõmban teipi peale, et sinna mustus sisse ei läheks. Ja siis puhastan need kaks ära. Nii, kõik uus on valmis nüüd. Ja siis teen need plaadid puhtaks ja kollektorid ja panen peal tagasi. No, selline vahe on siis plaatidel. Et need plaadid siin eraldavad seda sisselaset. Need said puhtaks nüüd. Ja nüüd ma näitan, mis see kolle tagasi panna siia. Et siin on need pöördlavad sees. Kui lihtsalt suruda, siis jääb sinna pleki taha kinni see, et noh, see viimane ongi siin pleki taga kinni, et see tuleb lahti lükata need labad ja siis alla suruda ja siis saab kinni keerata, siis ta ei jää nagu sinna pleki taha kinni, et ta peab saama liikuda. Muidu kui ta seal pleki taga kinni on, siis ta ei saa liikuda. Muud trikki siin ei olegi. Nii, kollektorid küljes. Trollida, kas need liiguvad korralikult. Ja nüüd saab pealmise osa külge panna. Ülemine kolle ka peale, et proovime käima. Küsite nüüd, miks see töö tähtis oli. Et kui need klapid on umbes, siis hakkab mootor vahele jätma. Kütust hakkab rohkem võtma. Et tal ei mahu piisavalt õhku silindrisse. Siis hakkavad igasugused lambda ja segu ja mis iganes vead võib visata. Ja silindrite vahele jätmisvead. Aga nüüd on need puhtad ja saab 40 000 jälle sõita. Päris nii hulle asi ei ole. Ütleme siuke iga 100 000 tagant võib-olla võiks puhastada. Aga 20 000-ega nad juba lähevad päris mustaks küll. Aga selleks korraks siis kõik jälle, et vaatame järgmine kord, mis teeme.